Vett kaaluna vaja. Vett on ka vaja. Jaa. Oh my god, aina paremaks läheb see. Oh. Tere tulemast tagasi, käes on 31. detsember ja mul on õnnestunud kuskil haigeks jääda ja ma endamisi hakkasin mõtlema eile, et äkki see on mu keha andmas mulle märku, et kuule, sa oled nagu veits üle töötanud, kuigi ma võtsin jõuludel puhkuse. Nii ma pigem eelistan endale öelda, et see oli lihtsalt väga halb mõte magada lahtise rõduuksega. Praegu, siis kui oli mingi -6 kraadi, mis ei ole väga külm, aga lihtsalt jah, kuna me olime stabiilselt, eks ju, magamistoas, siis lihtsalt see on väga halb mõte. Kuna ta ei läks luunal praegu toitu tooma, sest meil oli error pala tellimusega just meie poole pealt, siis ma mõtlesin, et ma kasutan seda aega ära ja tegelen kõige sellega. See on kõige tüütum tegevus üldse. Alustame sellest, et see pesumasinast need riided pärast välja võtta, nii et need ei ole seal mingi 3 tundi kopitanud ja siis kõige sellega tegeleda, mis on vaja triikida ja siis veel voltida ja ära panna. See on kõige tüütum tegevus üldse ja ma tavaliselt lükkan seda lihtsalt nii palju edasi. Ma lükkan seda tavaliselt sinna maale, kus mul ei ole mitte ühtegi sokki, et kanda ja siis ma saan aru, et okei, nüüd on vaja pesu pesta. Ma tahaks olla see tšikk, kes pesab kohe ära kõik asjad, kui nagu sa näed, et okei, on aeg, aga ma ei ole. Äkki see on uue aastaga ei saa, we'll see. Aga ma ei usu. Tänane plaan ja ilmselt siis video kokkuvõte või siis juhatus. Kaisa on otsustanud täna siis sünnipäeva pidada ja kui te mäletate, siis 1 aasta oli meil täpselt samamoodi, et Kaisa pidas mu sünnipäeva vana aasta õhtul ja korraldas siis nii-öelda sihukese väikse istumise. Tal ei ole vedanud sünnipäevaga, ta sünnipäev on 1. jaanuaril. Täpselt siis, kui enamus inimesi ei mõtlegi kodust välja minekule, kui kõik söögikohad ja asjad on kinni, nii et tal ei ole väga vedanud selle sünnipäevaga või sünnipäeva kuupäevaga. Mul ausalt öeldes tegelikult ei ole mõeldud välja, mis ma isegi selga panen, aga teate, mis reaalselt üle pika aja on siuke moment, kus ma ei viitsi stressata selle pärast, sest et mul oli perfektne outfit välja vaadatud. Reaalselt, kui ma ütlen teile perfektne, siis sellest paremaks ei saa minnagi. Aga see ei jõudnud kohale. Nii et kuna ma andsin endast kõik ja see ei läinud nii, nagu ma tahtsin, siis ma ausalt öeldes rohkem ei viitsi stressata. Ma mõtlesin, et game plan oleks selline, et ma käiksin ülemistest läbi, sest et mul on vaja osta või täiendada natukene enda meigivarusid. Nii et kui ma juba seal olen, siis ma arvan, et ma lihtsalt käin Saarast läbi ja ma käin Reservedist läbi, sest nendes poodides minu arust oli siuke tore valik just nagu aastalõpu riiete osas, ehk siis kõik, mis on sädele, mingid kleidid, seelikud, bluusid. Nii ma mõtlesin, ma lähen lihtsalt viskan pilgu peale, et kas ma äkki leian midagi, näiteks mingid sädelevad püksid ja siis panen lihtsalt musta blazeeri peale, see tundub suht siuke klassik minu outfit. Või siis mingi kleidi, kuigi kleidis ma ei tunne ennast väga mugavalt, sest ma ei saa normaalselt tantsida. Igal juhul, jah, ma pean tegelema selle outfiti situatsiooniga, ehk siis kas ma ostan midagi või leian endale midagi enda kapist, siis ma tegelikult tahan täna panna kirja enda järgmise aasta eesmärgid, sest et 31 on see päev, kus mulle meeldib tavaliselt seda teha, sest kui 1. juba käes on, siis ma tavaliselt ma ei tea, ma järjest lükkan seda edasi, et neid kirja panna ja nagu eelmine aasta või siis see aasta ma ei pannudki lõpuks oma eesmärke kirja. Nii et ma teen seda ja enne Kaisa sünnipäeva, kusjuures pean ma minema ka bachata workshopi andma, sest et tuleb välja, et mina ja Mario anname siis Casa de Baile aastalõpu peol, mis on kusjuures üks suuremaid pidusid aastas. Me anname seal peol workshopi ja ma sain seda paar nädalat tagasi teada. Kuidas me teeme? Game plan on selline. Kui tain tagasi tuleb, me sööme hommikusööki. Ma käin pesus ära, pesin juuksed ära, panen feitsenni peale, kirjutan oma eesmärgid ära, prioriteedid ikkagi. Siis lähen ülemistesse meie varusid täiendama ja vaatame, kas poes midagi toredat ka on. Ja ma arvan, et ma jõuangi koju suht siuke mingi 3-4 paiku. Ja siis ongi aeg juba sättima hakata ja Kaisa juurde minna. Ma tegutsen selle riiete hunnikuga ära. Ma usun, et ei viitsi vaadata mind mingi 10 minutit järjest siin riideid voltimas. Nii et skipime selle osa juurde, kus ma olen selle osa juba ära teinud ja ma ilmselt tegelen oma fake tanniga.
meil on väiksed plaanimuutused, sellepärast et Tain peab minema maale ja kuna me oleme ühe autoga, siis me peame jagama sõbralikult. Mis tähendab seda, et ma pean fake tannima ja minema siis Ülemistesse ja siis tegelema oma eesmärkide kirjapanemisega. Aga ma tahtsin fake tannimise juures öelda, et ma endiselt kasutan St. Moritzi, sest et ma olen šokeeritud, kui hästi see minu keha peal töötab. Ma kunagi hoidusin selle ostmisest, sest et mul oli mingi rumal mõtlemine, et kui see on odav, siis see ei ole hea, eks ju. Ma vist rääkisin teile ka mingis Glow Up blogis, et see on üks kõige odavamaid fake tanne üldse. Aga pärast selle proovimist ma isegi ei näe vajadust otseselt mõne muu fake tanne juurde minna. Jah, väga tore on katsetada vahepeal. Aga üldjuhul, kui mul on kiiresti vaja, mul on fake tan otsas, siis ma arvan, et ma alati kaldun selle poole, sest et 7 eurot pudel. Sa saad selle oma kohalikust Prismast või kust iganes poest. Nii et see on kõigile kättesaadav, nii et ma pigem eelistan seda. Plus see toon, ma ei saa teile näidata, aga ma juba jalad tegin ära. Toon on väga ilus, siuke nagu karamelline. Nii et väga ilus jääb ka naha peale. Ja kuna mul pole aimu ka veel endiselt, mis ma täna õhtul selga panen, siis ma pean fake tannima terve oma keha, sest et äkki ma panen kleidi, siis mu jalad on nagu paljad, nii et siis nagu peaks need päevitunud olema. Kui ma tean, et ma paneksin ainult mingid püksid ja näiteks pika varukaga pluusi, siis ma peaks ainult ülakeha tannima. Ma muidu saaksin seljaga väga hästi ise hakkama, aga kui mul on siin ekstra paar käsi, siis ilmselgelt ma kasutan ja ei hakka ise mingit akrobaatikat siin tegema. Võiks ta normaalse suurusega kindlad ka. Ja minu tehnika on siis ringiliste liigutustega. Ja ei tohi üles-alla niimoodi liigutada, tuleb teha ikkagi ringilisi liigutusi. Kus sa õppisid seda näin? Vaatan palju YouTube'i. Okay. Ma olen siiamaani pole kordagi näinud, et Ain vaataks mingi tutoriali how to fake tan. Vana fake tani ma koorisin juba eile maha, sest et viimati kui ma tannisin, siis ma tegin selle vea, et ma koorisin ja tannisin ühel samal päeval. Ja kuna mul on väga suht siuke karm koorimiskinnas, siis ta jättis siuksed triibud mulle keha peale ja see ei olnud just väga ilus look. Nii et seekord ma seda viga ei teinud ja koorisin päev enne. Dekolteega ma lähen tegele vannitoas, sest seal on veidi parem valgus ja ma näen rohkem, mis ma teen. Nagu näiteks nagu näha, siis siin on veidi siuke ebaühtlane olukord. Ma olen ka tagasi. Kuidas on? Väga hea. Hea pärast saia. Me patustest eilsetest ei räägi, aga täpselt sama smuuti minu arust, mis ma suht hiljuti vlogis jagasin, aga ma panin marjasid lihtsalt juurde, ehk siis see hormoone balanseeriv smuuti. Ja ma panin sinna juurde ka Saapio Beauty drinki, just Beautifying Nutrition jooki. See on lihtsalt vitamiini jook tegelikult. Ja ma arvan, et igat pidi need vitamiinid teevad ka täna head. Nii et ma teen endal täpselt samasuguse smuuti. Vaat. Maitseb või? Luunal maitseb alati. Smurfi ennast. Sinine kuu. Mis toimub? Oh ei, minu nägemus. Maitseb minkad. Family picture! Mul on fake tan peal, fake tannimisriided on seljas ja ma olen valmis minema Ülemiste keskusesse, et vaadata esiteks concealer, mida mul päriselt vaja on ja teiseks, et kas me leiame midagi tänaseks õhtuks ja kui ei leia, pole hullu, siis vaatame, mis kapis on, sest et kapis on riideid küll. Mida te teete? Ai! Tain! Luuna! ja nüüd sa, Luuna, arvad, et keegi ei näe, kui sa selle pleki peale istud, või? Liigutad oma püpud? Ja, siin samas on see plekk. See on veel seal, Tain. Ma ei näe ju. Luuna? Blokib.
No nii, me just tulime Ülemistest, ma mõtlesin, et jees, ma võtan end kokku ja ma võtan kaamera Ülemistesse poodi füüsiliselt kaasa ka, aga see oli hea mõte, et ma seda ei teinud, sest et Ülemiste on täiesti packed praegu. Kõik, mida ma otsima läksin, ma ei saanud. Tuleb välja, et Nixi pood pannakse jaanuarist kinni, nii et kõik asjad, mis seal on viimased ja kõik on ära müüdud. Saaras mul olid mingid outfitid välja mõeldud, et mida ma oleks tahtnud, et kui nad oleks olnud seal, siis ma oleksin ostnud ja oleks tänaseks õhtuks outfit olnud olemas. Aga Saaras hakkasid allahindlused ja me kõik teame, mida tähendab see, kui Saaras on allahindlused. Issand, kui punane mu nägu on, sest et meil on eesautod. Igal juhul, kui Saaras on allahindlused, siis see näeb hullem välja kui Humana. See näeb siuke kaltsukes välja ja ma siiamaani ei saa aru, et miks nad mingit paremat süsteemi ei mõtle välja, mida allahindlustel teha. Nii et ma suutsin seal olla, ma arvan, me olime seal mingi 5-7 minutit või 10 minutit maksimum ja mul viskas nii üle, et ma sain aru, kui mul on vaja kunagi midagi, siis ma tellin netist, lihtsalt ma pean hakkama varem tegutsema sellega. Nii et Saarast ei saanud midagi, aga vähemalt polnud tühi sõit, sest et ma ostsin enda OG concealeri, mida minu arust enamus kasutavad, Maybellini multi-use concealer. See on alati asi, mis töötab, nii et selles mõttes ei olnud vähemalt tühi sõit, aga ma oleksin saanud sellega, ma arvan, et Prismast. Nii et jah. Aga me sõidame koju. Ma saan hakata rahulikult siis ette valmistama, et minna õhtul välja, pluss siis veits nagu puhata, sest ma tunnen, et mu keha vajab veits puhkust nüüd. Ja räägime varsti. Ma olen mingid eesmärgid praegu kirja saanud ja ma tegelikult vist juba siuke nädal tagasi mõtlesin suht, et et mida ma siis järgmine aasta saavutada tahaksin. Ja ma vaatan praegu, et mul on kõigis kategooriates praegu 3 eesmärki, mis on nagu tore. Aga mul on tunne, et ma unustan praegu midagi. Nii et ilmselt õhtu jooksul ma lisan siia midagi veel, aga lihtsalt kuna mul oligi praegu siuke tunnike vaba aega, et rahulikult maha istuda ja mõelda korra, mida ma järgmiselt aastalt ootan. Siis mõtlesin, et võib-olla see on siuke kasulik asi, mida praegu ära teha. Ja mõned näited lihtsalt, mis ma tegin. Mul on põhimõtteliselt pandud siis 4 kategooriat. Mul on karjäär, reisid, eraelu ja finants. Kindlasti seda saab kuidagi teistmoodi ka kategoriseerida. Ma tuli selune. Aga ma tundsin, et nii on minul lihtsalt kõige lihtsam. Ja mul on vision board selles mõttes poolik, et me agentuuris alustasime, et juba mu selles jõuluvideos nägite, et me tegime agentuuris vision board'e. Ma pean oma vision board'i lihtsalt nagu kokku panema, et mul on leitud seal kõik need asjad, mis ma sinna peale tahan panna. Ja ma tunnengi, et eesmärgid ja vision board ja üldse nagu visualiseerimine, see käib kõik nagu käsi käes. Nii et selle tõttu ma tavaliselt ikkagi iga aasta lõpp seda teen ja see on mind isiklikult aidanud, et hoida mind nagu õige raja peal. Ma ei hakka kõiki neid eesmärke ette lugema, ma lihtsalt annan teile mõned näited, mis mul siia kirja on pandud. Ma tunnen, et osad need eesmärgid on väga isiklikud ja samuti ma tunnen, et ma tahan need avaldada veits siukse nagu üllatusena ka teile, kui need juhtuma peaks või kui ma need saavutama peaks. Nii et te kindlasti üks hetk saate teada kõik need eesmärgid, aga lihtsalt ajapikku need tulevad välja. Aga mis ma olen näiteks pannud? Ma olen pannud siis, et reisidest on kindlasti eesmärk Horvaatia festivalil ära käia. Horvaatia Bachata festival on üks kõige suuremaid Bachata festivali üldse, mis kestab 2 nädalat. Ja see on siis see koht, kuhu tulevad kõik artistid praktiliselt kokku. Nii et see on üks minu eesmärkidest see aasta ära teha. Ma arvan, et see ka minu kui Bachata õpetajale, treenerile annab väga palju juurde ja väga hea hüppelaua mingis mõttes. Siis mul on kirja pandud, et ma tahaksin tüdrukutega Türki minna või et see on kindlasti eesmärk, mida me peame see aasta tegema, sest me oleme nii pikalt rääkinud, et me peaks ühisreisi tegema tüdrukutega, aga me ei ole siiamaani selleni jõudnud. Nii et see aasta me teeme selle ära. Ma arvan, et kõik on pannud selle eesmärgi endale. Ja siis näiteks eraeluliselt ma panin, et date night teha prioriteediks 1 kord kuus. Meil kunagi Tainiga oli siis see komme, et me käime 1 kord kuus vähemalt date nightil, et me lähme kodust välja ja teeme midagi. Nii et ka see aasta ma tahaksin, et see eesmärk
oleks mul kirjas. Ja siis mul on näiteks siia pandud ka, et bachata kõrvale 2 lisatrenni enda arendamiseks, sest et ma tunnen selleks, et mina kui treener saaksin areneda, pean ma ise ka kogu aeg järjest juurde õppima, järjest ennast arendama. Nii et ma mõtlesin, et bachatale võtta kõrvale näiteks mõni heels klass või hip-hopi klass, see annab kindlasti väga palju juurde. Nii et see on see eesmärk, et võtta 2 lisatrenni. See kindlasti eeldab ka seda, et ma lihtsalt väga targalt planeerin oma aega, aga see on tulevikuga ei saa probleem. Ja siis mul on pandud ka 2 raamatut, ma tahtsin teile näidata ka neid, sest et jah, ma olen väga excited nende pärast. Mu vend siis kinkis mulle Richer, Wiser, Happier, How the World's Greatest Investors Win in Markets and in Life. Ja see on mul eesmärk kindlasti läbi lugeda, ma olen juba alustanud, see on väga hästi kirjutatud ja mul oli väga põnev juba algust lugeda. Aga selleks, et ma saaksin seda raamatut edasi lugeda, ma olen pannud ka siis finantsilise eesmärgi endale selleks, et ma saaksin seda edasi lugeda. Ma pean tegema endale selgeks ikkagi päris mitmed need investeerimismõisted, arvutuskäigud ja nii edasi, kuidas midagi arutada. Ja siis teine raamat, mis ma tahan kindlasti läbi lugeda, on raamat, mis ma tegelikult Tannile kinkisin, aga minu arust kõik minu nagu sõbrad, kes tegelevad üldse finantsteemadega ja investeerimisega ja nii edasi, ütlevad, et see raamat on A ja O, et kõik peaks selle läbi lugema, et oma finantsteadmisi natukene nagu arendada. Nii et see on ka üks raamat, mis ma siis tahan läbi lugeda. Ja finantsiliselt on mul siis pandud, et me avaksime ühiskonto Tanniga, kuhu me hakkame siis koguma raha, mida me hakkame oma ühistuleviku jaoks kasutama. Ja siis samuti on mul pandud ka endale kindel number, mida ma tahaksin iga kuus säästa, mida ma siis kasutakski kas investeerimiseks või siis jah, siuke nagu säästukonto või nagu plaan B konto. Kõik on siuksed pisikesed eesmärgid, ma ütleks, aga suures plaanis nad aitavad mind elus väga palju edasi. Nii et seda ma mõtlengi tavaliselt, kui ma ütlen, et tehke hästi realistlikud eesmärgid ja pigem nagu väiksemad kui suuremad ja utoopilisemad, sest et need on palju kergemini saavutatavad ja ma tunnen, et see ei ole ka nii demotiveeriv või nagu jah, ma ei mõtle kuidagi üle, kui ma neid eesmärke vaatan, et mingi oh my god, et mul on ainult aasta aega, et seda saavutada, kuidas ma seda teen. Ei, need on väga realistlikud eesmärgid, mida igaüks saab oma ellu igapäevaselt nagu, mida saab igaüks oma elus igapäevaselt rakendada. Does that make any sense? I don't know. Igal juhul kindlasti ma seda nimekirja endale täiendan. Ma kusjuures kasutasin Reminder äppi, et teha need eesmärgid, sest et kuna ma ikkagi kasutan telefoni väga palju, siis ma tunnen, et see on hea koht, kus ma saan neid eesmärke hoida ja neid vahepeal nagu vaadata. Nii et sellega on tehtud ja ma arvan, et esiteks ma joon ühe tee veel ära ingveri ja meega ja siis ma hakkan juba sättima, et ma tahan suht varakult valmis saada, et minna Kaisa juurde ja. Nii et ma usun, et sellega on ühel pool. Vahepeal teile siis väike update. Ma arvan, et ma sain outfiti valitud. Kes see mäletab seda suuti, mis ma ostsin reaalselt vist 2 aastat tagasi või aasta tagasi? Ei, aasta tagasi ostetud suut. Mul pole endiselt korralikku pilti sellest ja ma praegu vaatan, et ma olen ju see aasta otsustanud selle sädeleva topi, mida ma olen igal pool kandnud. It's not even funny anymore. Ja mul on ju selle musta komplekti ülemine osa ja mõlemad sobiksid suhteliselt ideaalselt selle pantsuudi juurde. Ma sain lõpuks nende pükste sääred ka parajaks tehtud ja kas te saate aru, kõige geniaalsem lahendus üldse ja minu arust ma leidsin selle kuskilt online poe soovitustest. Ma kasutasin täpselt seda, ma ei saagi näidata, sest see liimitud, aga ma kasutasin täpselt seda sama nii-öelda kuuma liimi teipi, mida ma kasutasin need kardinaid teha parajaks ja see on Ikeast pärit ja saate aru, see töötab imeliselt, nagu reaalselt. Perfect. See pantsuit on praegu perfektne tänaseks õhtuks minu arust, see on selline siidi materjal, väga uus aasta õhtulik minu arust. Ainuk, mis ma peangi otsustama, on see top, sest et ehted tulevad ka samad, mida ma juba kandnud olen. Nii et ma täielikult reusing enda vana outfiti ja lihtsalt teen mitmest outfitist kokku uue outfiti. Ja see on järgmise aasta moto, et ei osta kogu aeg uusi asju. Nii palju uusi asju, vaid reusime seda, mis meil on. Ja siis bachata workshopiks ma panen selle sama pantsuit kleidi, mis Kaisa mulle jõuludeks kinkis. Ma arvan, et see näeb üliäge välja. Te olete kusjuures seda juba näinud
mu seljas, Instas vist jagasin, aga see sobib ideaalselt tänaseks õhtuks, nii et ma kordan seda outfit'i, nii et jah, outfit'iga on kõik väga hästi. Ma sain meigiga just valmis ja suht siuke dramatic silmalukk on, aga ma ülemise lau hoidsin väga tagasihoidlikuna. Mul reaalselt on seal ainult bronzer peal ja ma panin hästi palju glitterit ja seda kaameras ei ole nii hästi näha, aga päriselus see näeb päris cool välja. Ja ma kusjuures testisin uut jumestuskreemi. See on siis Estée Lauderi Double Wear jumestuskreem, kõik haibivad seda, ma olen nii palju head kuulnud ja mul on see toonis Desert Beige ja minu tännitud nahaga on see perfect, võib-olla natukene hele, aga bronzer minu arust päästis selle olukorra üli hästi ära ja juuksed, ma arvan, ma praegu katsetangi, et kas mulle meeldib, kui nad on kinni, et ta toob rohkem välja seda meiki ja näostruktuuri või siis ma peaks juuksed lahti jätma. Ma ei tea. Seda ma veel otsustan, aga jällegi täiesti ajagraafikus. Kell on 17:40, mul läks meigiga aega täpselt tund aega, mis on täiesti fine. Ma tegin üli rahulikult, nii et selles mõttes ma olen väga rahul. Ja üldse meigilukiga ma olen ka väga rahul. Ma tunnen, et kaamerasse ei näe isegi nii hea välja, kui ta päriselt on, aga võib-olla siis, kui ma panen kogu komplekti selga kõik outfit'i, mul pole ripsmeid ka veel pandud, muide sellepärast ta näebki natukene võib-olla tühi välja see meik. Aga ma panen Kaisa juures ripsmed, sest et mul on endal otsas ja ma loodan, et Kaisal on äkki mõned ripsmed üle. Nii et jah, juuksed ja ripsmed tulevad kõik Kaisa juures. Outfit'i ma panen kodus selga, ilmselt ma mingi poole tunni pärast panengi selga ja hakkan minema. Et siis ma jõuan päris vara Kaisa juurde, aga samas võib-olla ongi hea, et saabki nagu rahulikult seal valmistuda. Ja ma mõtlesin, et enne kui ma lähen, siis ma teen ühed need hambavalgendusribad ka. Need hambad, nad on valged, aga nad võiks valgemad olla. Nii et selle ma teen ka praegu ära. Seepärast ma mõtlesin, et ma teen update enne ära, kui ma need peale panen, sest ma alati teen selle vea, et kui ma panen need hambavalgendusribad peale ja siis ma üritan teiega rääkida, siis see lihtsalt kõlab nii naljakalt ja kujutage ette see hääl, mis mul praegu on ja siis veel need juurde panna, see oleks katastroof. Nii et jah. Sünnipäeva laps! Kaisa siis teeb või recreate'ib kokteili, mis me saime Lindex üritusel, mille nimi on Jingle Juice. Kas sa tahad rääkida enda retseptist? Kokteili läheb siis 40 millilitrit vabalt valitud viina, 30 millilitrit vanillilikööri, näiteks seda saab Prismast, ja passioni püree. Et ma ei soovita mingit siirupit, vaid lihtsalt puhas püree ja seda läheb siis umbes 60 millilitrit. Need 3 siis shake'id jääga koos kokku hästi korralikult ja valed klaasi ja kõige peale läheb siis prosecco. Kaisal on kõik külalised, eks ju, siia jõudnud. Katriin on siin ja teistest, issand, kui kiire sa oled. Ja, mul juba otsas. See ta on niiduk. Ta on mega niiduk ja mina, kes ma olen halb alkoholijoovja, see on nagu... Aga väga hea on. Kaisa, you did an amazing job. Ma tänan täiesti väga hea alkoholijoovja. Mul tuli meelde, et ma ei ole veel outfit ülevaadet teinud, nii et... Mina olen Kaisa köögis, lihtsalt tere. Siin on esimene kingitus, teine kingitus. Nüüd on niimoodi, et me nüüd lähme korra ära. Ja sa tuled teiega ka. Sa paned riidesse ja me lähme välja. Jah. Ja sa ei pane lihtsalt kodus misse, vaid sa paned... Paned nagu fancy riidesse. Let's go. Ma ei olegi teile rääkinud, mis üllatus on. Oh my god! Põhimõtteliselt me käisime Kaisale limusiini. No tere, 2023 Kaisa siinpool. Ma reaalselt teen viimaseid muudatusi videos ja ma tahan täpsustada midagi, sest et seda juhtub lihtsalt liiga tihti ja ma pean põhjendama, ma tunnen seda olukorda. Väga tihti vlogides
ma ütlen välja mingi sõna ja see jääb poolikuks ja siis see mõte täiesti muutub. Nagu antud olukorras ma ütlesin, me kinkisime Kaisale limusiini. Ei, me ei kinkinud Kaisale limusiini, vaid me kinkisime limusiini sõidu. Aga kui sa vlogid, siis sa üritad hästi palju infot kiiresti anda edasi ja sa lihtsalt kuidagi nagu lõikad ära osad sõnad. Nii et ma tahtsin täpsustada, et ilmselt see ei ole viimane kord, kui see juhtub. Ja jah, me ei kinkinud limusiini, me kinkisime limusiini sõidu. Siis te Kaisa on siuke bougie bitch, eks ju, nagu see läheb temaga kokku ja tal pole ainuga, mis toimub ja limusiin on kohal, nii et me nüüd lähmegi. Nii et sõidame! Okay, Así me gusta sofocar. 7 copas, una juca tequila. Sali, perrear. Aastavahetusest on möödas täpselt 5 päeva ja ma hakkasin mõtlema, et me video jooksul rääkisime lühidalt minu 2023. aasta plaanidest, aga me ei võtnud kokku korralikult aastat 2022. Nii et aasta 2022, kui ma peaksin kirjeldama seda 2 sõnaga, siis see oli minu jaoks ootamatu ja unustamatu, sest et tõesti ma ei arvanud 2021 aastal lõpus, et 2022 kujuneb välja selliseks, nagu ta kujunes. See oli täis nii palju uusi võimalusi, nii palju uusi projekte ja ootused aastale 2023 on kõrged, väga kõrged. Kui ma ei eksi, siis täna on 3 kuningapäev, mis tähendab ametlikult, et jõulukuused viiakse välja. Algselt mõtlesin, et ma jätan tegelikult selle üles kuni jaanuari lõpuni, aga nüüd mul on veits siuke tunne, et ma olen valmis liikuma edasi jõuludest. It has been fun. Ma väga ootan selle aasta jõule, aga siin on aega. Nii palju toredaid asju on veel ees enne jõule. Nii et ma olen valmis ütlema head aega oma jõulukaunistustele selleks aastaks. Igal juhul tahtsingi võtta selle video korralikult kokku ja samuti soovida teile head uut aastat. Ma loodan, et teil on väga edukas aasta ees või siis, et teil on väga üllatuste rohke aasta ees ja pigem ikkagi positiivses mõttes. Olge avatud uutele võimalustele ja võib-olla minu soovitus selleks aastaks inimestel on öelda rohkem jah võimalustele, isegi kui need on hirmutavad, sest et mitte mingit arengut ei toimu meie mugavustsoonis. Ka mina pean seda endale ütlema, et kui ma tahan, et midagi juhtuks, siis ma pean astuma sellest mugavustsoonist välja. Nii et ka teile, kui miski tundub hirmus, aga õige, siis tehke seda. Ja ma arvan, et nende sõnadega ma saangi selle video ametlikult kokku võtta ja meie näeme juba järgmises videos. Bye! We run away